Tervist, Fookuses saade eetris ja mina olen Markus Järvi, teisel pool on kirjanik Sven Sildnik. Tervist! Tervitus! Tänane Fookuses saade on raamatu esitluse või raamatu arvustuse vormis. Me oleme lugenud mõlemad läbi sellise huvitava politsei põneviku nimega Sündikaat. Ja räägime natukene sellest raamatust, mõtiskleme koos selle raamatuga Eesti praeguse olukorra üle. No see on selline huvitav raamat tegelikult, kui vaadata, et nagu esimene asi, mida selles raamatus silma hakkab, on see, et kui sa selle lahti teed, siis ütleb autor Roland Tamm, mis on pseudonüüm loomulikult, et kõik tegelased ja sündmused selles loos on välja mõeldud. Seosed ja sarnasused reaalsete isikute ja sündmustega on juhuslikud. Siis, kui aga raamat lahti lüüa, hakkab meile seoseid reaalsete inimestega tulema põhimõtteliselt ikka kuhjaga. Ja põhimõtteliselt me näeme seda, et kogu see raamat on ka täiesti avalikele allikatele tuginedes kuidagi dešifreeritav, dekodeeritav. Jah, kes on lehti lugenud, eriti kriminaalseid ja selliseid korruptiivseid teemasid, siis kõik see tuleb tuttav ette. Et neid juhuslikke kokkusattuvusi on ja mitte vähe. Aga mis selle raamatu juures on nagu üllatav, on see, et see on, et kui vaadata, et Kultuurkapital ei ole seda toetanud, autori nimi ei ole ei Kivirähk ega midagi sellist, midagi väga tuttavat ei ole, aga väga paljud loevad. Näed jälle, kellelgi on laua peal, keegi küsib, kas oled lugenud, et ta on menukas, ma ei tea, kuidas see müük läheb, aga ilmselgelt see on nagu edukas raamat. Kahtlemata on ja seda on juba jõutud arvustada ka muuses erinevates tänapäeval ilmub veel raamatu arvustusi. Tänapäeval ilmub raamatu arvustusi ja tegu ei ole nagu teosega, mida võiks ütelda, et on nüüd kuidagi Kalevi alla pandud, et vähemalt siin on olemas kohe Mikk Salu arvustus, mis pärineb 31. augustist 2024, ehk siis umbes aasta tagusest ajast. Ja Mikk Salu räägib meile, et tegu on sellise kättemaksuga kaitsepolitseile, et tegu on endise kaitsepolitsei ametnikuga, nagu me aru saame siit, kõrge ametnikuga, selle autoriga. See autor, kes vähegi jällegi on kõiki nii-öelda tekste ja artikleid lugenud, on kõikidele teada. Ma võin selle siin välja ütelda ka. Juhuslik kokkusattumus. Juhuslik kokkusattumus. Nii, et ta on kõikidele teada. Ja siis Mikk Salu räägib ka sellest, kuidas siis ta on põhimõtteliselt ise seda autorit PO-d on intervjueerinud, ta räägib sellest, kuidas ilmselt kapos nüüd on praegu ikkagi nagu järelemõtlemise aeg, et mis asi siin nüüd toimub siin riigis üldse, sellepärast et need süüdistused või see narratiiv, mis selles raamatus tegelikult ikkagi on, see on ikkagi väga rängalt nii mitmeidki avaliku elu tegelasi kuidagi siis nagu halvemasse valgusesse asetab. Peame eelviimases, see on siis tagantpoolt lugedes 3. peatükis, võetakse selle raamatu lugu nagu kokku umbes ühe lausega, mis minu mälu järgi neid sarnases sõnastuses kõlab nii, et Eesti riik on kriminaalne organisatsioon, mida juhib Vene luure. Jah. See on nagu selle asja mõte. Siin on palju tegelasi, siin on palju mõrvadeni välja, rahapesud, mis iganes kuriteod. Ja ikkagi vahel notitakse ka keegi maha. Minust üks ilusamaid detaile on see, see raamat ei ole nagu väga, ütleme selles mõttes nagu väga palju värvikaid detaile ja nii, et on see, kuidas siis üks palgamõrvar ära koksatakse, aga tal ei lasta suitsu lõpuni teha, et ta saab kuuli enne kuklasse. See tundus olevat väga halvasti tehtud, nii et see sai ikka korralikult karistada ka veel, kes selle eetika reegleid rikkus nii jämedalt. Tuleb ikka lasta tapetaval suits lõpuni teha. Männiku karjääris. Ja, puunajal istudes. Puunajal istudes. Ja, kui see oleks selline, kuidas öelda, lihtsalt nagu kirjanduslik väike pisikene detail, siis võiks selle peale täitsa naerdagi. Aga tundub, et siin võib olla mingisuguseid teatavaid sarnasusi tõsieluga. Juhuslikke kokkusattumusi tõsieluga. Ja
noh, kui vaadata neid edasi veel, neid arvustusi, siis on siin ju meil olnud... Korraks pistan vahele, et minu teada Mikk Salu ei ole väga viljakas raamatute arvustaja. Võib-olla see oli tema debüüt. Ma oletan, et see on debüüt, ma ei ole varem märganud. Mitte, et ma loeksin kõiki Mikk Salu teoseid nagu otsast lõpuni kaugel sellest, aga nagu ei ole märganud tõesti. No ju ta ei ole näiteks sinu raamatuid ja sinu luuleteoseid arvustanud. Üldse vist luuleteoseid ei ole arvustanud. Et seal peab olema nüüd mingisugune põhjus, miks siis inimene, kes ei ole nagu väga tuntud kirjanduskurmaan ega selline raamatublogi ja ega Kirjanike Liidu liige võtab ette, hakkab ühte raamatut siis tänapäeval, kus ikkagi meie päevalehed ju sulgevad kultuuriosakondi ja siis jälle nagu midagi kirjutavad, aga osakond enam ei ole, keegi ikka midagi teeb, et meie see loogika on ju olnud niimoodi ajakirjanduses, ma ei mõtle kultuuripressi, vaid ütleme päevalehti on see, et alguses, mina mäletan veel aega, kus ilmusid raamatu arvustused, siis mõeldi, et neid nagu keegi eriti lugeda ei taha, et see hakati tegema kirjanikega intervjuusid. Aga ka neid ei tahtnud keegi lugeda, kuna kirjanikud ei ole väga huvitavad inimesed. siis ka see lõppes ära. Et nüüd ma siis imestusega kuulen, et ikkagi, et mitte ainult ei loeta, vaid arvustatakse ja arvustavad ka need, kellel ma arvan, et ei ole väga sügavaid eeldusi nagu kirjandusega tegelemiseks. Ega kogemust. Väga huvitav on see, et mees, kellelt võiks oodata sügavaid eeldusi kirjandusega tegelemiseks ja isegi selle arvustamiseks on kirjanik ja kriitik Olev Remsu. Olev Remsu ka arvustab seda raamatut üllatus. Raamat endise kapoka raamat, kas tahtmine ühiskonda puhastada või kättemaks vallandamise eest. Ja Olev Remsu põhimõtteliselt, ma lugesin seda arvustust, kui ma olin selle raamatu läbi lugenud ja pean tunnistama, et Olev Remsu arvustab seda raamatut umbes niimoodi, nagu ta oleks punamütsikene, kes oleks sattunud Tšernobõli. Et põhimõtteliselt seal jooksevad ringi nagu kahepäised jänesed, hunti kuskil ei ole, aga punamütsikesel on ikkagi selline nägu peas, umbes nagu naerul innukas nägu, nagu ta läheks vanaema juurde kaasas kook ja õunavein. Et Remsu kohe tunnistab ka siin muuseas väga niimoodi toredalt, et mõned teose siis isikud siin nagu Heiks, sügavalt õigeusklik Ahven, Helium, Kolovanov ja seesama õpetaja minu jaoks ei avane. Samuti mitte meie kuritegeliku maailma juhtkujud Tšetšeen Emir, kes toetab Ramzan Kadõrovit, kuid kelle õemees on Tšetšeenia iseseisvuse poolda. Nii et Remsu loeb selle raamatu läbi ja ei näe nagu siin mitte mingisugustki seost, mitte mingisugusegi reaalsust. Ütleme, et jah, tema otsib sealt suurt kirjandust, aga ta ei otsi sealt tõde. Minu mõelest on see viga, et jah, et selle raamat, kui sa hakkad mõtlema karakterite üle ja kuidas see tegevus toimub ja detailid, mida võiks olla rohkem, et ta võiks olla kirjanduslikult nagu palju kõvemal järjel ja kindlasti Eestis on palju raamatuid, mis on kirjandusliku käside poolest paremaid, aga mingit põhjust lugeda ei ole. Ma arvan, et Remsu enda raamatud võib-olla tingimisi paneks sinna samasse kategooriasse, et mingi siuke oskus on, aga pointi ei ole. Et ega me võib-olla peaksime tegema väikse nagu sellise kõrvalepõike, et mis asi see kirjandus on ja mida selleks peetakse ja mida sealt siis oodatakse. Et selge see, et üks on selline kunst, kus inimesed siis naudivad seda teksti jooksu ja erinevaid tehnilisi oskusi ja kõnekujundeid ja kompositsiooni ja kõike seda. Aga seda võib ka teha nii ja väga sageli tehaksegi, et seda lugeda ikkagi ei ole nagu mõtet. Ütleme, et Tammsaare on selles mõttes, et temal on kõik nagu see kirjanduslik tulevärk olemas, oskused, kõik asjad, veel iroonia ka, et nagu veel naljakas ja selline. Aga samas on ka nagu mõtteid. Mida maksab lugeda, et ta näeb ei luu, ta nagu kujutab seda sellisena, nagu ta enam-vähem on ja teeb seda väga leidlikult. Et siin ütleme see, et see elu kujutamine, minu arusaamise ja minu lehe lugemise järgi on täiesti adekvaatne. Aga jah, et seal võiks olla rohkem seda, kuidas siis öelda, seda, mida seal on vähem ja Remsuga võib selles mõttes nõustuda, et kindlasti ta sellise nagu kirjandusliku nagu ma ei oska öelda, meistritööga, selles mõttes ei ole tegemist, aga kindlasti on väga huvitava raamatuga ja kindlasti on palju vajalikuma raamatuga tegemist, sest ega, tõde on ikkagi väga tähtis. Mis on üldiselt kunst? Kui me väga abstraktselt nagu võtame,
on kunst ikkagi maailma mudel. Noh, siuke lihtsustatud mudel, ütleme nagu gloobus. Noh, ütleme nagu Tootsil see punane maakera, eks ole. No ongi punane peale vaadata. Võibolla omal ajal tundus, et see Tootsi, noh, et Luts on seal nagu natuke punasega üle pannud, et siis see Venemaa oli ainult punane, ütleme nii. Ja noh, punaseid plekke ilmus nagu veel kuskil, aga no ei olnud nagu nii palju. Aga kui tänapäeval vaatad globalismi, no punane, mis punane. Selles mõttes nagu suurepärane nagu selline mudel, mis võibolla omast ajast veidi ees, aga hästi töötab. Noh, sageli seda kunsti nagu sellist nagu prognoosivõimet ka nagu tõstetakse esile, et noh, Lutsul see kindlasti on olemas. Et noh, mina arvan, et siin ma ei oska nüüd seda prognoosi nagu näha, aga siin on vähemalt olemas nagu diagnoos. Ja ega me kuskilt nagu ma ei oska öelda, tegelikult selliseid elu kujutavaid raamatuid on ju meil veel, aga no need on siis ütleme ühe inimese seiklused või midagi taolist ja mõnikord rohkem välja mõeldud, mõnikord peaaegu nagu tõsielul põhinevad, aga mis nagu paljastaks sellist korrumpeerunud süsteemi nagu nii nagu põhjalikult, noh, ei ole kätte sattunud ja ma arvan, et ei ole ka. Sest selleks ongi tarvis olla selle asja sees, siis sa saad olla kas ühel pool sees või teisel pool sees, aga oodata, et nüüd mõni rahapesustaar ikkagi kirjutab, kuidas need asjad käisid raamatu, ära tuntavalt veel seal juures. Ma arvan, et siis ta oleks surnud. Et see saabki minu meelest tulla ainult nagu sealt kuskilt siis selle korrakaitsjate või seaduse meeste poolt, kes teavad ja kes siis ikkagi võtavad ka selle vastutuse, et minu hüpotees on see, et inimene ei saanud seda nagu tõde jalule seatud ametis, aga siis ta seadis selle jalule kirjanduses. Ja selles mõttes on see väga vajalik, et selline kirjandus minust on väga omal kohal, ühtepidi on ta hariv, teistpidi on ta moraalne ja kolmandat pidi ta ikkagi kirjeldab maailma meie ümber. Et see on väga vajalik. Kui inimesed ei tea, kuidas elu käib, kuidas nad saavad teha õigeid otsuseid. Sa arvad, et siin on kõik nagu elu on lill ja raha peseb võibolla seal mingisugune üks massuurikas kuskil nurgas, tegelikult tuleb välja absoluutselt kõik nagu teevad ja mitte ainult rahapesu, mis asjad seal kõik veel jäävad, narkoasjad. Ma tahakski nagu siia nagu tuua kõrvale ühe kirjanduses nagu kunagi väga kõmulise teose, see oli see Kendari mingi untitled, mingi pedofiilia, mingit sadistlikku pedofiiliat kujutav teos, ma ei ole seda teistega läbi lugenud. Aga mis juhtus Kendariga? Kendarit hakati sellepärast nagu korralikult peetima. Oli kohtuasi, teda süüdistati pornograafias. Kirjanike liit ei suutnud anda mingit hinnangut, sest nad ütlesid, et nad ei tea, mis pornograafia on. Muidu ütleks küll, me võtaks loeks läbi ja siis annaksime oma eksperthinnangu. Tead vabandage, me ei tea, mis porno on. Täiskasvanud inimesed, eks ole, loomulikult ei tea, mis porno on, kirjanikud ju. See on täiesti enesest mõistetav. Aga mida siis Kendar oli enne teinud? Tal oli kunagi mingisugune portaali moodi asi, mingi Nihilist FM, kus ta tõmbas nagu pidevalt mingit fentanüülisaagi käima. Ja minust lahtise tekstiga pani ikka sellist juttu, et meil mõni minister siin osutab katuseteenust sellele ärile, et ei saa olla, et nii suur raha liigub, nii palju inimesi hävib, aga kätte saadakse mingi näpu otsaga see ühe päeva kogus või mis seal, ma enam mäleta täpselt. Ja ta kirjastas ka raamatu narkomase vene tähtedega, see Happomah või kuidas siis nagu Eesti moodi öeldes on, et see pilt sellest narkomani elust oli ikkagi väga võigas. Et selles mõttes võib-olla paremini kirjutatud isegi kui see Sündikaadi raamat, aga kirjeldab selle nagu sama protsessi teist poolt, need inimesed, kes seal siis surevad ja kõngevad selle raha tegemise ja katuse pakkumise käigus. See on ikkagi nagu väga võigas ja järsku, eks ole, oli Kendaril mingi protsess, mis on täiesti lambist. Küll seal räägiti ühtepidi teistpidi, aga kus oli kuriteo ohver, kus oli siis see laps, keda siis vägistati või keda pildistati või keda filmiti või ei olnud. Tüüp mõtles välja mingi loo, aga võib-olla ei mõelnud välja. Tekib see võimalus ka siin, et kui see raamat on enam-vähem õige ja see narkomani raamat oli Kendaril, enam-vähem õige, aga võib-olla, eriti viimaste arengute valgus, me tegime siin ühe saate, kaunis hiljuti mingisugusest jubedast pedofiilsest nagu kammist, mis nüüd on nagu ütleme saanud tõsiasjaks ja kogu aeg oli vandenõuteooria. Siin on ju ka see peategelane vandenõuteoreetik.
ta ju see pidev etteide, mis sul ei ole mingid vandenõuteooriad tuled, paneme see osakonna kinni üldse, selline vandenõuteooria ikka ei sobi meile hästi. No jah, et minu jaoks nagu sobitub see raamat nagu teiste nagu raamatutega kokku, mis sellist elu varju poolt nagu kajastavad ja tekitab kahtluse, et võib-olla ka see untitled pedofiilne õudus ei olegi päris välja mõeldud asi. Nii et ma ei saa midagi öelda, ma ei tea sellest, mis Eestis midagi toimub, aga pannes nagu teiste selliste raamatute konteksti, mida nüüd siis järjest nagu juurde tuleb, et siin on mõtlemist omajagu. Jaa. Tõepoolest, kui niimoodi mõelda, et Kenderi teos võis olla viide mingisugusele reaalsele sündmusele, siis asi on vägagi tõsine ja siin ilmselt võis juhtuda tõesti see, et sõnumitooja löödi risti. Ja kuna ta enne oli toonud ka narkosõnumeid, et siis võib-olla, nüüd on küllalt, nüüd aitab sellest, aitab sul. Ei ole ilus. Ei ole ilus. See teema tuleb muuseas selles raamatus ka läbi. Siin viimases kolmandikus räägitakse sellest, kuidas Eesti siis süsteemis olevate, ka kapo süsteemis olevate ametnikega ja teistega räägitakse läbi FSB poolt fentanüüli sissetoomise projekt. Siin põhimõtteliselt inimesed, kes on harjunud tegelema rahapesuga ja sellise klassikalise kuritegevusega, natukene kratsivad kukalt, ütleme niimoodi, et neil on ebamugav seda asja teha, et fentanüüli on ikka nagu selline päris pättide asi, aga raha on suur ja nad pannakse põhimõtteliselt tegema katust selles raamatus kohalikele fentanüüli ärikatele siis, et nendel ei tekiks suuremaid probleeme, et kinni võetakse loomulikult mingid väikesemad sulid kuskil, aga sellist suurt nii-öelda katust keegi ei avasta, et see on ka siin raamatus põhimõtteliselt ilusti sees. Selle Kenderi jutuga läheb ilusasti kokku. Mingit lahtdiagnoosi ei ole. Ei ole. Aga võib-olla tuleme natukene selle raamatu süžeeri juurde, siis, et mida see tekst siis nagu kirjeldab, mis asja ta siis välja üldse toob. Ja tekst hakkab pihta sellest, et meile kirjutab mees, kes on saanud maks, mina tegelane, kes on saanud, tegelikult mitte mina tegelane, ikkagi kolmandas isikus tegelane, aga see, kelle läbi seda teksti raamatut sündmusi vaadatakse, saab Toompuiestee 3 ehk siis kollasest majast, kapost kinga. Ja kõik märgid viitavad, et see Roland Tamm, kes meile kirjutab, see Maks, kes siin on, ei ole keegi muu, kui olete jälle uudiseid lugenud, kui Kapo Põhjaosakonna endine direktor Peeter Oissaar. Jah, selline juhuslik kokkusattumus. Juhuslik kokkusattumus. Ütleme siis paneme siis, ütleme nii, et juhuslikult satub kokku selles raamatus see, et see, mida oleks teinud või mõelnud või kirjutanud Peeter Oissaar, siin ka väga huvitaval kombel juhuslikult ilmneb. Ja Peeter Oissaar, kes siin pildil on tegelikult olnud pikaajaline nagu kapo ametnik ja temast on ka nagu juttu olnud küll. Ta on käinud Riigikogus tunnistamas nende samade sidemete pinnal. Ta on rääkinud nagu avalikult sellest teemast. Ta on välja toonud sidemeid siin rahapesu allmaailma ja Eesti siis nagu tippametnikega, kes kõik jällegi on kogu selle kriminalistika baasil tunnistatavad sellest narratiivist, et põhimõtteliselt kogu see narratiiv jälgib seda sama põhimõtteliselt avalikku narratiivi, mida me oleme siin nüüd viimase, ma ei tea, 15-16 aasta jooksul Eesti Ekspressist ja igalt poolt mujalt ka lugenud. Võib-olla natukene tendentslikul baasil, aga siiski lugenud ja need faktid on enam-vähem kirjas. Ja siis ta läheb käsitlema põhimõtteliselt mida? Siis ta läheb käsitlema sellist fenomeni nagu õpetajad, kes on siis toonases pedagoogilises instituudis, pedas hellitavalt ja tema juurde tuleb luure nii-öelda KGB, Vene luure ütleb, et nüüd oleks vaja hakata tegelema
meile andmete kogumisega. Ja õpetajast saabki siis KGB alaline kaastöötaja. Ja mitte ainult, selliseid tegelasi on veel. Selliseid tegelasi on veel, aga minnakse siis nii-öelda fast forward edasi ka Eesti aja algusesse ja räägitakse sellest, kuidas õpetaja saab kokku sellise mehega nagu Heiks ning Heiks saab siis tema selliseks nii-öelda partneriks nendes struktuurides. Nende selliseks protegeeks saab Heliumi varjunime all või Heliumi nime all olev tegelane ja siis võetakse ühendust ka kellegi Antsuga, kes on pikaajaline teeneline politseinik ja kes siis samamoodi sellesse punti haaratakse. Mida siis see punt teeb? Mida see punt teeb nagu kõige üldisemalt öeldes? See punt teeb seda, et ta põhimõtteliselt pakub katust FSB näpunäidete järgi siia tulnud ärimehele, kes peseb Venemaa raha. Nii. Ja seda raha pestakse siin põhimõtteliselt ikkagi sadade miljonite ja kui ma ei tea, võib-olla isegi miljarditega, sadadega mitte, toona raames ja aetakse minema ka rahapesu vastasüksuse juht, kellel on sellest kõik nii-öelda oma dokumentatsioon ametis. Pigistatakse veel omalt poolt teid rahapesijaid nagu korralikult. Võetakse sealt mitu nahka. Ja võetakse mitu nahka. Nii et säri enam ei tahagi hästi minna, et juba nii palju läheb kaduma. Täpselt. Ja siis kohalikud rahapesijad põhimõtteliselt ongi juba nagu nõutud, et kelle poole nüüd siis pöörduda, et kui katus ise sind juba Eesti Vabariigis pigistab, eks ju, kuhu sa siis nüüd pöördud, eks ju. Aga FSB pakub katust sellele katusele ja siis saadakse tegutseda rahulikult. Siin räägitakse muuseas ka sellest, ma saan aru, et seal oli veel vastuolu Vene nagu Moskva ja Peterburi, nii et ühesõnaga las kotivad neid teise linna mehi, seal ei ole hullu midagi. Kusjuures see tundub mulle ühe sellise narratiivi joonena, mis minu jaoks tundub nagu imelikuna või kuidagi tendentsliku või pentsikuna, ütleme niimoodi, et kas tõesti... Ei tunne seda asja. Ma ei tunne seda asja, aga tundub vähemalt, et olete nüüd nagu Peterburi ja Moskva mehed, mis nagu võistlevad omavahel, võib-olla tõesti, mine sa tea. Mingid tartlased, loomulikult ei ole normaalsed. Ikka linnad on nagu konkurentsis omavahel. Tartlu vaim. Ja, Piitri vaim on ka juba ammu ära tüüdanud. Et see võib nii olla. See võib nii olla, aga igal juhul siis on, nüüd ma ei mäleta, kas see oli Peterburist pärit või Moskvast pärit, igal juhul siis ühe selle FSB ala nii-öelda osaga. Ma saan aru, et Piiter nagu tegi siin enne oma asja, aga siis see seltskond võttis nagu Moskvaga ühendust kuidagi ja siis nagu majandas siin seda, nii et see Piiter nagu oigas. See on minu mälu järgi. Võis juhtuda. Ja jällegi, kui me nüüd loeme siit nagu sellest peatükis näiteks kevad 1993, me loeme näiteks selliseid asju, et õpetaja arutas eradetektiivibüroo loomise plaani mitme endise eriteenistuse kolleegiga. Nii, loodi eradetektiivibüroo. Oli siiski üks, kes kohe nõustus, Heiks, kes töötas tema alluvuses eriteenistuses ja tuli temaga koos Tallinna kriminaalpolitseisse. Oma eesmärkide kiiremaks ja lihtsamaks saavutamiseks, ma loen siit niimoodi mitte kõike järgemööda, oma eesmärkide kiiremaks ja lihtsamaks saavutamiseks vormistati eradetektiivibüroo töötajad Tallinna kriminaalpolitsei töötajateks, neid sõlmiti eradetektiivibüroo ja keskkriminaalpolitsei vahel salajane koostööleping. Ja siis, kui me nüüd loeme nagu nii-öelda elementaarsetest allikatest, et mis siis on juhtunud Eesti Vabariigis, siis eelkõige me loeme seda, et selline agentuur loodi 1993. aasta 15. oktoobril nagu Security Intelligence Agency, kes selle lõid. Selle lõid siia omanikud Veiko Kulla 15%-ga ja Kalle Klandorf
15%-ga. Kalle Klandorf, hämmastavad kokkusattumused. Ja Kalle Klandorf teatavasti pikk politseikarjäär pärit kus kohast pedagoogilisest instituudist. Ja no jällegi. See kirjaniku fantaasia viskab jälle vembu sisse. Täitsa uskumatu. Ja siis loomulikult Estonian Security Service, mis omas seda 65% enamust selles ettevõttes. Ja siis räägitakse siin ju avalikes allikates ka seda, kuidas põhimõtteliselt see sama CIA, ehk siis Security Intelligence Agency saab kapolt korralikult peksa, sellepärast et kapo tuleb ja võtab need asjad enda kätte seal põhimõtteliselt, sellepärast et on tehtud ilmselt ka kuritegeliku maailmaga koostööd. Osa klienti on kuritegelikust maailmast. Nii, aga ollakse siis ka nagu Eesti keskkriminaalpolitseis sees, eks ju. Samas ma sain aru, et ikkagi info sellest puistamisest jõudis nagu sinna, mis turvafirma või mis ta siis oli, eks ole, või see eradetektiivi agentuur, et nad ikkagi suutsid sealt nagu seda kola nagu ära korjata oma jagu. Mitte kõike, aga suurem osa. Muidu see lugu oleks ilmselt jäänud lühemaks, see raamat oleks olnud novell, mitte romaan. Ja muuseas toonase Security Intelligence Agency vastu, mida siis Klandorf ja Kulla juhivad, selle vastu tunnistab selline, kuidas öelda, Eesti luureajaloo üks suurkujusid nimega Herman Simm. Ma olin üks paljudest, keda jälitati, ütleb ta selles artiklis, aga teised ei taha seda asja üles võtta. Inimesed võtsid ka mitte teada, et neid jälitati. Siia ülesanne oli igal juhul saada kompromiteerivat materjali, ütleb Herman Simm toona, tunnistades siis selle siia vastu veel. Aga no üks väike pisikene detail, nii, mille me saame siit selgeks niimoodi avalikest allikatest, et on olemas sellised agentuurid ja siis, aga kui on olemas sellised agentuurid ja sellised inimesed, kes seda teevad, aga loeme seda narratiivi siis edasi, juba hoopis teiste nii-öelda võtmete abil. Jah. Et ühesõnaga, kes nüüd tahab nagu neid asju kokku panna, sellel on siin kokkupanemist nagu väga palju. Mina tunnistan ausalt, et ma nagu ei ole viitsinud nii hoolega nagu üldse halb lehe lugeja, et nagu see, et tegemist on kuritegeliku organisatsiooniga, sellest ma olen nagu niigi veendunud ja need detailid loomulikult ainult nagu kinnitavad minu sisemist veendumust ja seda vähest, mida mina nendest asjadest tean. Aga jah, kui ma nüüd kuulen seda, kuidas te siin olete nii põhjalikult neid asju nagu lehes ilmunud materjalidega kokku pannud, siis see asi tundub palju hullem veel, kui nii lihtsalt seda raamatut lugedes, ja selline, no nii. Ehk siis kuigi palju ikka on välja mõeldud. Vaatad, et väljamõtlemise osa nagu jääb väga väikeseks selle analüüsi valguses. Aga kuidas need kriitikud, keda mina ei viitsinud lugeda, kas nad seal, kuidas nemad neid kokkusattumusi siis seletasid? No põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et ega väga ei seletanudki. Ei sobi. Ega väga ei seletanudki. Et siin see Remsu seal oma arvustuses on nagu täitsa, kuidas öelda, nagu soomlased ütlevad, pihalla, et tema ei saa nagu suurt millestki aru, tema vaatab seda kui nagu kirjandusteost lihtsalt ja ütleb, et tõesti, ega karakterid jäävad õhukeseks võib-olla küll. Sellel on raske vastu vaielda, aga ütleme, see raamat on väga, väga huvitav ja väärtuslik ka ilma väga reljeefsete karakteriteta. See olukord, mida kirjeldatakse ja mis tõesti lehti lugedes nii vähe, kui minagi olen lugenud, tundub kaunikesti nagu selline pädev. Aga siis Sulev Veedler Ekspressi, ütleme niimoodi, ütleme siis Sulev Veedler hiljuti kirjutas niimoodi, et ütleme siis, et luiged kirjutavad seal Luiks kirjutab seal selles Eesti Ekspressis. Et Sulev Veedler rääkis, et varrod
teevad seda asja, noh, ütleme siis luiged panevad nagu Eesti Ekspressis niimoodi. Et tema räägib seda, et politsei juhtkond ja gängsterid teevad koostööd. Eesti kättemaksu solvamise kunst jõudis värskes raamatus uuele tasemele oma arvustuses ja keskendub eelkõige ühele konkreetsele fenomenile nagu taibu. Taibu fenomen on siin ka nagu väga... Kaitsepolitsei ülem. Kaitsepolitsei ülem, nii. Selline, kuidas öelda, vägagi heade ülikondadega hästi kirjeldatakse. Kas temal oli ka mingi selle raamatu järgi siin suhe nagu mingi Vene luurega kuskilt mingist? See jääb selles raamatus tegelikult ju ikkagi... Sest väga paljudel tegelastel see on. Väga palju tegelastel on, aga Taibul ei ole seda. Taibul seda ei ole. Kui me räägime Taibust, siis me räägime muuseas muidugi Arnold Sinisalust. Ja vähemalt Arnold Sinisalu on üks prototüüpidest sellele kirjanduslikule karakterile. Ja tema siis keskendub Taibule, kes selles raamatus siis, ja mina olen väga kriitiline selliste hinnangute osas muuseas, väidetavalt ei kütkesta vastas sugupool teda, vaid ta otsib selliseid mehiseid naisi. Ja selline detail siin oli niimoodi ja ta keskendub sellele, räägib siin seda ja muidugi ta ei ava nagu absoluutselt kogu seda muud tasandit siin. Luiged kirjutavad. Et ütleme niimoodi, jällegi nagu suhteliselt pinnapealne asi, midagi nagu sellist asjalikku selle raamatu kohta nagu selliselt öeldud ei ole mehelt tegelikult või siis luikedelt, kes tegelikult ju teavad kogu seda protsessi väga hästi, et nagu luiged ise on seda protsessi suurepäraselt nagu oma enda raamatus avaldanud. See peaks siis nagu naeruvääristama seda raamatut, et kuna selles on sellised nagu väga veidrad nagu sellised väited. Jah. Või selline kujutusviis, et siis see ei saa olla tõsine teos. Ja selles mõttes, et mida ta siin nagu Taibu kohta siis ütleb, ütleme niimoodi, et mina jään alati sellise pederastiivsete süüdistuse suhtes alati äärmiselt kuidagi reserveerituks, et see on nagu üks nagu õige lihtsamaid argumente, vastasargumente niimoodi, et ju ta ikka siis nagu ikkagi homoseksualist on. Ja seda nagu kerge üle kasutada. Et ma ei oska selle kohta nagu mitte midagi ütelda, aga jah, see on üks nagu väikene nagu skandaalne kirjeldus Taibust. Selles mõttes progressiivne ajakirjandus peaks ju tunnustama, et vaata kui Hollywoodi filmides ja telesarjades igal pool on homoseksuaale karjade kaupa. Et näete, meil on selline politseipõnevik, aga meil on ka homoseksualist seal sees, et selles mõttes ta on ju kaasaegne, progressiivne, avatud ja kaasav kirjandus. Peaks. Jah. Nii tuleks käsitleda, ma ütlen. Mitte nüüd siin hakata meist soga ajama, mingid konservatiivsed jama näost välja ajama, poole suuga piinlik lausa. Ma küll enam ei loe selle autori asju. Aitab. Üldse ma ei loe seda luikevärki kuigi palju, aga nüüd on lõpp. Enam ei kannata välja. Aga siis, vaata, see näitab see progressiivide kahepalgelisust, eks ole, kui mingi Hollywoodi mingisugune asi on, siis on nii on õige. Ja siis kui teeb, eks ole, siin Eesti autor oma krimipõnevikus või politseiromaanis, vähem küll, aga ikkagi üritab teha. Kui hakatakse nöökima. Kuidas sellised alatud topeltstandardid, väga raske on mõista. Kui see on üks õige asi, see oma asi, meile lahutuses näiteks või kus iganes, siis tuleb tunnustada. Tuleb. Läbivalt, alati, igasuguste eranditeta. Selles mõttes ma olen väga pettunud praegu, väga pettunud. Praegu peaks olema tõesti nagu progressiivse raamatu arvustuste nagu selline hõiskamine, et vähemalt meil on ükski õige inimene seal sees. Et vähemalt tubli algus ja loodame, et kui teine köide tuleb, pidi tulema ka teine köide, et siis sealt läheb nagu tegevus edasi. Et ju siis seda tegevust ikka, võib see autor võib-olla ei taha rohkem panna, kui ajakirjandus tunnustab. Luiged ütlevad, et vajuta seda pedaali, sealt tuleb seriaal ka veel. Miks mitte? Võib-olla autor hakkabki, ma ise nüüd küll selle peale ei tulnud, aga ma panen juurde. Näed, kriitikule meeldib. Aga ei, kriitik hüppas alt ära praegu. See on nüüd jälle selline kriitika ei ole meil hästi kriitikaga. Pilets on see kriitika ja ei ole isegi mitte progressiivne.
Artur Kriibi selline tegelaskuju on siin. See peamine rahapesija, kes siis teeb koostööd FSB, sellise katuse all kohalike tegijatega nagu Õpetaja, Heiks ja Helium. Ja kellel on oma selline korralik kett välja arendatud. Ühesõnaga mingid variisikud, kelle need panga, ma ei tea, mis asjad on nagu tema käes tegelikult, aga raha nagu liiguks kuskil mujal kellegi teise arvetel ja keegi teine nagu võtaks välja, tegelikult toimetab seal üks isik kogu seda, vähemalt suures osas. Ei saa ju usaldada mingid suvalisi tüüpe, rahad on suured. Nii on. Ja et see mehaanik on siin ka isegi nagu kirjeldatud, kuidas umbes võiks see käia see rahapesu siis. Ja, on. Et kes huvitab, kuidas see käib. On. Ja teatavasti meil astus Eestis tagasi selline siseminister nagu Andres Anvelt. Tal vist oli tervishalb. Või oli tal uued väljakutsed metsamajandused, ma ei mäleta, midagi oli seal? Tervis oli halb, see oli üks tema peamiseid argumente, Andres Anvelt. Ja sellest teemast on ju ka räägitud vägagi nagu avalikult. Isegi Luiged on kirjutanud sellest teemast. Et meil on isegi selline artikkel, mis juhtus Andres Anveltiga. Seda ei ole kirjutanud üllatus Kärt Anvelt, vaid selle on kirjutanud see sama Luik Veedler ja siis keegi väiksemad Siim Männik ja Marii Karell. Marii Karell. Ei ole üks lugu, mitu lugu on kirjutatud. Ja see on mitu autorit ühel lool, aga põhimõtteliselt neid lugusid on palju. Nii. Ja üllatus, see fenomen, see üks teine kaastööline nendel rahapesijatel, vähemalt selle prototüüp jällegi tundub olevat ei keegi muu. Ants on see tegelane, aga see prototüüp tundub olevat ju ei keegi muu kui Andres Anvelt. Ja kui nüüd küsitakse seda, et mis Anveltiga juhtus, siis siin tegelikult selles loos on ju ka ära toodud need teatavad võimalikud seoksed. Üks kõrtsistseen oli tore. Üks kõrtsistseen on tore. See oli hea stseen, mida täitsa võiks nagu kirjanduslikult esile tõsta. See oli täiesti korralikult tehtud. Oli. Võib-olla see on mingi tõepõhi all, võib-olla ei ole, aga hästi kirjutatud. Et igal juhul nagu siis kõrtsistseen oli see, ja see oli hea, see oli väga hea, kus siis peategelane tuleb kõrtsis Antsu juurde ja ütleb talle, et asjad on halvad, et me hakkame midagi siin nüüd avalikustama. Ja see on väga hea, aga selline enne seda on veel üks stseen, kus pidutsevad Õpetaja, Heiks, Helium ja Artur Kriib. On selline aiapidu. Grillivad. Ja grillpidu nagu on, tarvitatakse ilmselt ka natukene õlukest, tükki veini, võib-olla lonks viina ja asjad lähevad natukene nagu meeleolukamaks. Nii. Ja siin selles artiklis täitsa ilusti on ära toodud sellised faktid samamoodi, näiteks klõps koduhoovil. Mitu inimest avaldavad arvamust, et Anveltit ärgitas tagasi astuma mõni ammune asi. Selline, millega ta tegeles veel enne poliitikuks hakkamist. Siin mainitakse, et Antsust saab poliitik. Nii. Ja Anvelt, mida ta siis teeb? Siin on siis ka mainitud seda, kuidas Riigikogu õiguskomisjonis on esinenud endine politseinik, rahapesu andmebüroo analüüsitalitust juhtinud Aivar Orukask. Ja üllatus, selles raamatus on ka üks tegelane nagu Leina Kask. Vägagi, kes saab siis rahapesu andmebüroo analüüsitalituse juhatusest lahti. Ta eemaldatakse sealt sellepärast, et tal on liiga palju materjale selle seltskonna vastu, kes nüüd siis Eestis siin Anton Kriibiga koos töötab. Siin on tarvis nagu nüüd selle raamatu kõrvale oleks vaja teist raamatut. On olemas ju see kuulus romaan Meister ja Margarita.
ja selle kõrval on, vähemalt üks on Eesti, ma arvan, et see on Eestis nagu kirjutatud raamat, kommentaarid sellele romaanile, see on ka mingi 300 lehekülge, korralikult kommenteerid, seal on lihtsalt nii palju nagu asju, mida sa ei pruugi teada, nagu selleski raamatus. Neid juhuslikke kokkusattumusi on nii palju, et peakski olema, et juhuslikud kokkusattumused Ronald Tamme romaanis Sündikaat. Ja siis tuleks neid ilusti ära kataloogida, milles need kokkusattumused seisnevad. Loed ise võtad, kes see nüüd on, võtad lahti, eks ole, seal on tähestikuline register, kõik nii. Kunagi Luige meedias, kui Kati Murutar oli väga oluline autor ja tuli välja sellise ka elulise teosega naisena sündinud, kus oli väga palju selliseid juhuslikke kokkusattumusi nagu, küll seksuaalvahekorrad olid, et need muid kokkusattumusi seal ei olnud, aga neid oli palju. Ja siis olid ka need, kellega siis peategelane oli vahekorras, neid olid kuidagi seal kas nimetähed või varjunimed. Aga siis Luige meedias kõik ilusti nagu ilmus üks kirjatöö, kus kõik oli lahti kirjutatud, et sa võisid, nüüd oli vahekorras sellega, kes see on, see on see. See on järgmine vahekord, see on see, väga huvitav, eks ole. Siia raamatu kõrval on vaja sellist väikest kas või võrku teha selline, selle Bulgakovi romaani kommentaarid ilmusid ka alguses vihikuna ja alles hiljem paksu sellise monograafiana. Nii et alustada kas või väiksest vihikust või koduleheküljest ja keegi võiks selle töö ette võtta, et see oleks nagu, inimesed loevad ja minusugune ei saa aru lihtsalt, ja mõni asi tuleb tuttav ette, aga minul läheb 80% kaduma muidu. Mitte, et üldmulje nagu muutuks sellest, aga ikkagi oleks hea nagu, juba loed, siis oleks hea ka kõigest aru saada, et selline kokkusattumus, mis veel, nii. Ja mõtle teine teema on näiteks, et siin ka alkohol, see raamat algab pooliku viskiga, ja lõpeb siis ühe veiniga, mis jääbki kuskile riiulisse. Et see alkoholi kujund on siin nagu, tegelikult väga hästi nagu välja peetud ja selle võiks keegi ka märksõna nagu läbi, kus jälle juuakse, mida, kuidas, kes, et minust see on väga tähtsal kohal selles teoses, et see, ma ei ole ise küll jõudnud tegeleda, mul oleks rohkem aega, siis ma võib-olla teeks selle essee ise ära, aga ma soovitan, et kui kellelgi on aega, siis lugeda seda sellise Kalev Keskküla või alkoholiku pilguga. Väga huvitav asi. Tulles selle alkoholi juurde, siis siin mainitakse just nimelt seda, et Antsul, ehk siis selle prototüübiks oleval Andres Anveltil on ka probleeme alkoholiga ja tema majas juhtuski selline väga tore nagu pidu, kus, nagu ütleb Eesti Ekspress, Eesti kõige suurimaks rahapesijaks peetud Anton Geer. Üks huvitav isik nagu Artur Kriib on siin mainitud jällegi huvitav kokkusattumus. Anton Geer osales sellel joomingul, sellel peol, nii, ja siin on ka ära toodud see konkreetne pilt, mida selles raamatus tegelikult. Ja raamatus väidetakse, et see on üks osa suuremast fotost, kus on tegelikult värvikam seltskond, aga järgi on jäänud ainult üks kriminaal, aga jõustruktuuride tegelased on välja lõigat. Ei mahtunud nagu sina ette, ei sobinud. Just. Aga on näha, et seal üks Adidase dressis struktuuri tegelane on kõrval. Just, aga et siis see ärimees Anton Geer käib ja istub Eesti politsei mundris, ta pidi selle saama kuskilt Eesti politsei käest loomulikult. Ja seal kõrval siis on nagu teised mingisugused tegelased ka. Aga see kõik on ühes artiklis avalikult ilusti olemas, paneme selle pildi siit kinni. Siin artiklis ka räägitakse sellest teemast niimoodi. Ja siis tuleb siin veel nagu erinevaid isikuid. Muuseas, Andres Anvelt on seda ise kommenteerinud korduvalt. Näiteks Anton Geer on kommenteerinud, et ma palusin Anveltilt abi, kui politseinikud nõudsid raha. Ehk siis just kui oleks kuskilt keegi teine raha nõutud, aga Anveltit pakuti või paluti abi. Sotsid loomulikult ei kahtle. Ta muidu ei saanud abi, kui pani selle vormi ka selga. Muidu oleks aidatud. Aga oma jope, eks ole. Sõna kõige otsesemas mõttes. Oma jope on seljas. Siis võid abi saada. Nii, siin on näiteks artikkel sellest, kuidas öeldakse, et Anvelti poliitikast lahkumise põhjus võis olla suhe Anton Geeriga.
ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja siis ilmub välja üks selline joonis ka muuseas veel, mis on ära toodud nendes artiklites, kus on põhimõtteliselt kõik need seltskond peal. Materjali olevat andnud sinna ka väidetavalt tegelaskuju Leina Kask. Materjali olevat kokku pannud ka autor ise. Ja nagu siin juba räägitud, on see autor käinud erinevates protsessides tunnistajaks. Ma siis üritan selle artikli siit üles võtta. Ehk siis nii Hubert Hirve kohtuprotsessil kui ka autor on käinud tegelikult Riigikogus 1,5 tundi rääkinud pikalt laialt sellest nii-öelda oma skeemist, mida ta siin raamatus väga selgelt esitleb. Ütleme niimoodi, et ühe tasandiga peab nõustuma, et Mikk Salu ütleb oma arvustuses väga hästi, et kas see raamatu autor on PO ehk siis Peeter Oissaar või on see keegi, kes suurepäraselt valdab teemat ja esitleb ennast Peeter Oissaarele. Kui lehtedes on nii palju tõesti ilmunud, siis võibki keegi näiteks kättemaksuks Peetrile teha sellise raamatu. Et no kes see muu ikka oli, see peab ju Peeter olema, eks ole, seal on kõik need asjad sees on ju, tema nagu positsioonilt ja et no mine tea, ega siis 100% kindel ju ei ole. Mina olen väga vandenõuteoreetiline ja paranoiline, kõige lihtsamaid variante mina üldse ei usu, need on alati valed, tuleb ikka mõelda üle, võib-olla on see asi hoopis teistmoodi. Võib-olla on hoopis kättemaks Peetrile. Mitte Peeter ei maksa kätte. Aga muide, kõrvale põike korras, kunagi ma kirjasin Ruitlase romaani Naine, mis oli siis selline untsu näinud abielu või kooselu lugu siuke. Ja siis parasjagu, kui see kirjastamine oli käsil, siis Ruitlasega rääkisime, kui äge see kõik on ja nagu vägev raamat see tuleb ja kuulab, ütleb, ei saa olla. See on mingi kättemaksu raamat, see lihtsalt ei saa olla lahe, see on üks abielu, mis läheks halvasti ja nüüd, eks ole, siis autor maksab kätte, et ma isegi ei taha teada või rohkem, ärge rääkige üldse sellisest asjast. Aga raamat ikkagi läks väga hästi ja see kättemaksu element seal tegelikult, kui seda siis oli see kõrvaline, et tegelikult see oli ikkagi selline inimsuhete nagu selline virvarr, mis oli väga hästi kirja pandud ja väga hästi kujundatud. Et selles mõttes ta oli suurepärane raamat, et selles mõttes ei saa nagu isegi, et isegi kui on nagu mingi kättemaksulaadne asi, ega see ei tähenda, et oleks nüüd halvasti raamatuna. See vastupidi, väga hea raamat. Ma ei tea, palju 1000 seda müüdi, ikka omajagu. Et sama nagu siin, et võib ju mingi kahtlus olla, aga see ei ole nagu mingisugune, minu meelest kättemaks on siis halb asi, kui Kultuurkapitali esinaine teeb vale kaebuse mõne autori peale politseisse, nagu minu peale on tehtud. Et siis on nagu, ma arvan, ta on kättemaks. Aga kuna osutus vale kaebuseks, siis ei tulnud kättemaks hästi välja, et selle kättemaksuga peab ka olema osav. Seal ei ole nii, et võtad kätte ja hakkad uhama ja kohe pannakse keegi vangi. Ei lähe nii lihtsalt. Aga väga huvitav on see ka, et selles avalikes allikates on mainitud ära ka see, et pandud õhku küsimus, et kas Anton Keer on Andres Anvelti läbi sotse rahastanud. Üllatus. Sama teema tuleb jällegi selles narratiivis välja. Ma vaatan, Sven, et sul hakkab Normaalselt, ärge nüüd närvi minge. Normaalne inimene ei vali sotse niikuni ükskõik, kes neid rahastavad või kui need üldse ei rahastata, see on Kari Närukaelu, kellega mitte mingit tegemist normaalsel inimesel ei ole. Ega tohigi olla. Ja üllatuslikult on siin selline väike pisikene nagu asi välja toodud, väike pisikene epohh välja toodud siin, kuidas Ameerika suursaatkonnas arutavad inimesed, et demokraatliku erakonna rahastus on tulnud põhimõtteliselt rahapesu selliselt peamiselt Lättelt ühe Eesti tipp-poliitiku kaudu, mida me nüüd sellega ette võtame, John. Nii, ja siis vastab Chris, et
polegi nagu suurt midagi ette võtta. Et vaatame, kuidas see asi siin on, ju nad teevad seda õiget asja edasi ja ega siis pole nagu mõtet praegu torkida seda, sellepärast et kui kogu seda asja liiga palju torkida, siis võiks Eesti poliitiline süsteem lihtsalt kokku kukkuda. Ja see on nagu huvitav selline fenomen ka siin selles. No, mina just lugesin seda, et siin on väga palju seda Vene luure asja. Ja. Aga on selge see, et Vene luure ei ole kaugeltki ainus luure, mis Eestis nagu tegutseb. Ja mina ootan, millal tulevad ameeriklased. Ameerikas ei tule ja ei tule ja ei tule. Aga siis ikkagi seoses mingi islami terrorismi nagu seosega, no, seal ikkagi tuleb. Ma ei mäleta, kas seal enne veel korraks, kus see episood oli nüüd päris lõpus kindlasti nad arutavad saatkonnas, kui tuleb see, no ühesõnaga see üks KGB-t on kinni püüdud kuskil islami maailmas, kes mingite saudide ja süürlastega seal mingit mošee ehitamise asja ajab. No selleks, et Vene luure saaks Eesti venekeelsel islami koguga nagu tugeva positsiooni, et siis peab see KGB-t seal või kes ta iganes on, mis iganes organisatsioon ta oli, et siis ta üritab nagu siin mehkeldada seda mingid õlirahasid, et tuleks mošee Tallinnasse ja siis tema kui korraldaja, eks ole, saaks selles moslemi kogukonnas väärika positsiooni ja saaks siis lükata nii, nagu tarvis on, eks ole, Vene luurele neid asju. Aga muidugi ta võetakse kinni ja pannakse kuskile kongi ja siis koheldakse teda nii halvasti, et otsustab kõik ikkagi parem ära rääkida. Tema on siis õpetaja Heiksi sidevahend FSB-ga pikaajaline juba. Et siis tulevad ameeriklased nagu mängu, nagu esimest korda nagu jõuliselt. No muidugi tüüp hüppabki üle ja veab nii, et ta saab kuskile tunnistaja kaitseprogrammi ja räägib kõik ära, mis ta teab. Ja millegi pärast seda ülekuulajat, kes räägib hästi vene keelt, huvitavad Eesti asjad. Eesti on nagu suvaline koht, aga millegi pärast nagu huvitavad. Ja siis päris raamatu lõpus on minu nagu lemmik episood, mis on siis Kentmani tänaval saatkonnas, ühesõnaga saatkonna luureülembist. On saanud mingi paraja memo, siis mis on need materjalid, mida siis see üle jooksnud Vene luure on ameeriklastele andnud, on siis nagu kokku võetud, ei ole veel lõplikult analüüsitud, aga juba visatakse talle mingid paberid ette ja siis ta nagu selle suursaadiku või kellega palub siis audients, et on vaja rääkida. No ja siis räägib ära, et selline asi, et meil on siin nii ja nii ja nii, asi ikka väga halb, eks ole. Ja et mis me siis teeme? Ja minust kas suursaadik ütle selle, et me ei tee midagi. Sellest see, mis toimub, sobib meile. See oli, jah. Ei, ma ei tea, kas ta ütleb, et see sobib, aga... Et kui me nüüd sekkuksime, siis see kokuks kokku ja see ei sobi meile. Järelikult see, mis on, sobib. Ma nagu, ta täpselt nii ei öelnud, aga mõte oli selline. See on muuseas üks tasand kogu selle romaani juures, et see kirjeldab ühte epohhi, ühte episoodi, tähendab siis tegelikult just nimelt epohhi Eesti ajaloost, mis on seotud Vene luurega ja neid struktuure, kes on konkreetselt siis Vene luure loa otsas Eestis. Peaaegu kõik struktuurid võiks siis öelda. Jah, prokuratuur, kes seal siis nagu raamatu järgi on, eks ole, kapo, politsei, poliitikud. Meil on üks peaprokurör Leelo seal näiteks, kelle... Oleme ikka suppi sisse sattunud. Oleme. Ja peaprokurör Leelo, kelle nagu pidutsemisi teatakse jällegi Heiksi poolt, Pärnus, patupealinn Pärnu. Ja see pidutsemine ei ole seal nagu väga sünnis. See on läinud nagu natukene üle piiri. Ja see pidutsemine on läinud piiri ja järgmisel hommikul siis väidetavalt selle raamatu narratiivi kohaselt Leelo ärkab sellises ebasündsas olekus kuskil korteris ja tema on põhimõtteliselt Heiksil teada, Heiks tuleb sinna, vaatab ja siis ütleb Leelole, et nüüd meid ootab viljakas koostöö. Meid ootab viljakas ja meeleolukas tulevik. Ja nii läks. Ja nii vist on läinud, vist. Raamatus läks. Ja kuhu ma nüüd tahtsin välja jõuda? Oluline oli see, et me vaatame nagu seda FSB poolt ja seda ida poolt. Nii. Aga ma ei usu, et Roland Tamm või keegi teine kirjutaks raamatu ühest teisest mõjutustegevusest, ehk siis kogu see lääne mõjutustegevus, mis siin on olnud, mis niidid sinna lähevad, kes, kus
on seal loa otsas. Ja sellest ei kirjuta ajakirjandus ka. Ja sellest isegi ei kirjuta luiged. Ja, et seda nagu ei kirjutata üldse. Miks luiged ei kirjuta? Üllatus. Miks nad ei kirjuta? Üllatus. Ma ei tea. Ma ei oska oletada, miks nad ei kirjuta. Ja sellest ei kirjuta mitte keegi. Et põhimõtteliselt ma ei taha nagu jätta sellist muljet, et me siin räägime põhimõtteliselt sellest raamatust sellisel viisil, nagu olekski Eesti üheks peamiseks probleemiks ainult FSB-st tulenev mõjutustegevus. Jah, see on seda. Siin raamatus on see mehhanism hästi kirjeldatud. Kahtlemata see on tõsine probleem. Kahtlemata need isikud on vastutavad. Kahtlemata nad ilmselt töötavad koos kuritegelikkusega siin selles narratiivis. Et see on nagu tõsine asi. Aga ma tahaks tõesti mingisugust nagu paljastust lääne mõjutustegevusest Eestis. Et seda, ärge nüüd ütelge, et seda ei ole. Ärge nüüd ütelge, et ei ole üldse mitte midagi. Keegi vallandada. Keegi, kes oskab kirjutada. Vallandage see kirjaoska, kui te seal üks on. Ja siis me saame ühe korraliku raamatu, mida meil on väga vaja. Kahtlemata. Et see oleks üks kirjaoska ikka on. Peab olema. See oleks väga meeldiv. Kuigi tänapäeval läänes enam ei tea. Seal on idas on vähemalt loetud Tšehhovit ja teisi klassikuid, aga vaata siin tänapäeval enam ei ole kindel. Võib-olla video performance'i vormis tuleb see paljastus. Ega me ei tea. Aeg on edasi läinud. Aga mis on väga nagu huvitav veel kogu selle asja juures, et siin kirjeldatakse siin raamatus kõikidele ära tuntaval viisil, kes vähegi nagu sellest asjast aru saavad, kirjeldatakse üks stseeni, mida mainisime ka siin muuses. Et selle stseeni oli tellinud üks selle raamatu peategelasi, õpetaja, kes tellib Parga-mõrva. Mõrvasid raamatus on ikkagi kaunis vähe. Ütleme, neid ei ole siin väga palju. Aga see on nüüd üks konkreetne kaasus. Et põhimõtteliselt alguses telliti palgamõrv ühele prostituudile, aga kuna palgamõrvar oli selline hella hingega slaavi hing, siis ta ei tahtnud oma Annuškat nii-öelda maha tappa ja Annuška saadeti tagasi Ukrainasse ning hakklihamasinasse läks hoopis tükis. Kuna ta oli liiga jutukas. Just, hoopis tükis palgamõrvar. Me ei saanud suitsugi lõpuni. Ei saanud suitsu lõpuni teha. Selline lugu. Ja. Et see võiks nagu tegelikult nüüd juba praeguste andmete valguses olla midagi, mida hakkaks prokuratuur nagu menetlema või mitte. No ja võtta ajakirjanduses ilmunud materjalide põhjal saab nagu menetleda, aga ilukirjanduses ilmunud materjali põhjal ei ole siiamaani ei ole menetletud. Aga muide lihtsalt, kui seda juriidilist aspekti nagu vaadata, et mäletame, et kunagi oli ju paha lugu, Kõusar tegi filmi, Kadri Kõusar, kus oli tõsieluline element. Ta ütles seda filmi tehes, et on tõsielu, seal oli mingi enesetapu lugu, mingi teismeline oli ennast ära tapnud. Ja ma ei ole seda filmi näinud muidugi, ei oska nagu täpselt öelda, aga mis on nagu teada, on see, et see film keelati ära, sellepärast, et siis ühesõnaga ma sain nii aru, et seal just nagu selle enesetapja isa oli filmitegijate meeskonnas, aga ema ei olnud. Ja ema siis andis asjale ametliku käigu ja film keelati ära, sellepärast, et ta oli nagu päris. Et seal oli kasutatud päris materjali, seda oli öeldud, et see on päris, nimed olid vist sarnased, kohad olid sarnased, ajad olid sarnased. Nii et kui sai Ruitlase ja naist kirjastatud, siis Kõusare õppetund oli väga vajalik ja meid ei saanud ära keelata ei raamatutega, kirjastajatega ega autorit. Kuigi Ruitlane oli saanud kohtukeelu, et oma blogi, et ta ei tohi kirjutada sellest oma pereasjast. Naine oli samamoodi, naistele meeldib kohut käia kirjanduse vastu või kunstide vastu üldse, see tundub olevat nagu reegel. Me imestaks, kui keegi naisterahvas nüüd võtab nagu kohtuasja ette nagu selle raamatuga, aga küsimus on selles, et kas selle raamatu vastu saaks teha samasuguse kohtuasja ja võita nagu sai Kõusare vastu, siis ma kardan, et ei saa. Sellepärast, et vaevalt, et autor on kuskil nüüd öelnud, et see on kõik päris. Ma ei tea, võib-olla on, aga mina ei ole kuulnud, et oleks seda öelnud. Kas nimed on samad? Ilmselt ei ole. Kas kohad on samad? Võib-olla on. Mingi maja aadress ikka on sama. Kohad on ikka samad. Aga kas ajad on samad? Võt ei tea, eks ole, võib-olla on nihkes.
et selles mõttes päris nagu kõikide punktide järgi siiski ei saa, et mingisuguseid jah, et mingid majad, aga kuidas sa Eestis siis kirjutad realistlikku nagu politsei romaani, kui sa paned politsei maja, mis kõik teavad, et on sellel tänaval, paned hoopis teisele tänavale, see ka nagu jälle ei sobi, et selles mõttes ma isegi ei tea, ma arvan, et ei saa, ma arvan ikkagi, et ei saa, et siin ei ole neid nagu kattuvusi nii palju. Ja kui nad ajakirjanduses on neid teemad läbi käinud ja kedagi ajakirjanikke pole vangi pannud, must luigad on vabaduses praegu, jalutavad ringi, sõidavad autoga, eks ole, sinna tänna. Nii et selles mõttes, et kui ajakirjanduses võib kirjutada, siis vist ikkagi võib ka ilukirjanduses kirjutada. Kuigi minule on teinud Kultuurkapitali, kas see oli audiitor, mingisuguse ettekirjutuse, et mul on mingid nimesid kasutatud käsikirjas, mis ma esitasin rahastamiseks Kultuurkapitali, kuna ma olen seal nimetanud mingid inimeste nimesid ja mul ei ole paberit, et ma võin nende nagu nimesid nagu kasutada. Et siis ei tohi seda nagu teha, et see on keelatud. Ja samas ma mõtlen, et on ilmunud kriitikakogumike, eks ole, kus on raamatu autori nimed ja igasugused, et inimene nii palju, ma olen lugenud nii palju kirjanduskriitikat ja mingisuguseid elulogulisi raamatuid, kus on inimeste nimed ja ma olen küsinud kirjastajat, ma läksin siis selle EXA kirjastaja välja taga juurde, küsisin, et näed, sul on siin selline raamat, siin on elulooline materjal, inimeste nimed on sees. Tole ja näita mulle neid pabereid, kus sul on luba neid nimesid, kas tüüp naerab, mis luba? Lolliks oled läinud, keegi ei küsi neid lubasid, aga mina pean küsima. Mul on nagu see eriolukord. Ma olen teenekam kui teised selle pärast. Nii et see kõik jälle on nii, et kuidas on vaja nagu sättida, eks ole. Aga inimene küll me leiame, audiitor leiab, eks ole, mingi punkti kuskil. Kunagi ei ole kasutada, et absurdne. Ei saagi kasutada. Siis ühtegi asja kirjutada, osa inimesi on surnud, võib-olla mõni hulluks läinud, mis sa saad talt mingisuguse paberile allkirja. Või sugulased ei taha näiteks. Mis jääb kirjandus seisma, kui sugulased ei taha näiteks. Mingit asja kirjutatakse. Lutsu sugulased näiteks ei taha, et kirjutatakse, et oli joodik. Loomulik, et ei taha, on ju. Luba ei anna. Järelikult Lutsust ei saa kirjutada, kõik. Kirjutada Tammsaarest, see oli kaine. Nii käibki. Kui on vaja. Siis käib niimoodi. Et selles mõttes, kui on vaja, saab iga raamatu, ma arvan, leitakse mingisugune punkt. Aga lihtne ei ole. Mis nagu pilt sellest Eesti riigis tegelikult avaneb sellise asja pinnal ja ma ise lugesin seda raamatut ja vaatad neid soendad üles jälle kõike seda. Ütleme, et ega midagi nagu lausa üllatavat ei ole. See, et see riik on täiesti korrumpeerunud, täiesti mandunud. Võta see tuulemöldrite miljardiäri, võta see raudteelaste miljardiäri, mis läheb äädemistele. Sul hea, eks ole, läheb mul ka Pärnus, see on super. Pange veel 10 miljardit sinna. Ja see on hea, see on väga. Kusjuures ma sain ühe sõbraga kokku ja ta ütles, et kuule, mees, mulle tundub, et sina oled tegelik niiditõmbaja, et sulle ehitatakse Treimanisse 4-5 miljardi raames nagu raudteed, see on uskumatu. Ei taha olla prohvet, 10 läheb ära. 10 läheb ära, 10 miljardiga ehitatakse mulle Treimanisse raudteed. Me alustasime seal mingisuguse, ma ei tea, näkase 1-2 miljardi. See kogu aeg kasvab, et see ei ole veel... Aga põhimõtteliselt meile ehitatakse see sinna, et see on ikka väga... Me oleme Eesti Vabariigi kasusaajad. Tegelikult kasusaajad. Vaata tuulemöldrite järista, kui ei saa nii palju kasu, et seal on pigem kahju jälle. No ei ole midagi. Mulle ikkagi pannakse sinna püsti need tuulikud ka ja ma hakkan saama seda odavat elektrit ju. No seda saavad kõik. See läheb mööda traati laiali. See ainult meile ja minul Saardevalast läheb see ju ka välja, eks ole, seal on tuule juba püsti need Mine sa tea, võib-olla elekter peab väiksemad või lühemad traadi... No ühesõnaga, kui me näeme, mis toimub, eks ole, mis toimus meie lennufirmaga, mis toimus meile Utahi õliväljadega või mis õli vähenemise projektid miljard oli oma vanas rahas, miljard. Nüüd, eks ole, on juba uues rahas miljardid on tuulemöldritega, no miljardid või ma ei tea, või triljonid olid rahapesus, ma ei teagi täpselt, seal vahepeal räägiti juba triljonist või 2, mina ei ole pankur, ma ei oska nagu, minu jaoks on nii suur rahad, ma pean nagu hakkama näiteks õllepudeliteks ümber arvutama, et mitu korda kuule ja tagasi see õllepurkide rida nagu ulatub. Ja muide selle tuule asja, see 2,6 miljardit, ma arvutasin välja, et Stenbocki majast, kui võtab pindised õllepurgid ja mitte panna otsati, vaid niimoodi külili
üksteise kõrvale, siis kuulaja tagasi, Stenbocki maast kuulaja tagasi saab sellise 2-reaalise õllepurkide nagu rea pindised. Sellise, võtaks ma panin poe hinnaga ikka vist, mitte kõrtsi hinnaga. No isaga pole tähtis, see on palju õlut. See on palju õlut. Aga see olukord siin on... No ühesõnaga, et ma tahtsin nagu sinna välja jõuda, et isegi kui me nii süsteemselt ei näe seda pilti, et me ei tea, kuidas inimesed mingid asju täpselt ajavad, me näeme neid asju, mis välja paistavad, rahapesu paistab välja, Michalid paistavad välja, Rahute paistab välja, polegi vaja nagu seda loetelu jätkata. Et need on nii suured rahad, kõik võtavad sealt matti, eks ole, kes seal nagu seda nagu majandavad. Ütleme, et selles mõttes nagu uut ei ole, lihtsalt see süsteemsus on uus, et kõik nad on nagu paika mingis perioodis, väga oluline see Vene aspekt on, see on ilmselge ja nähtav, peaaegu kõigil, kes seal need peategelased on värjatud, see, kes siis vallandatakse, see ütleb ei minu mõnest alguses, teda tahetakse ka värvata, et sa ei saa muidu, kas kunstiinstituuti tahtis arhitektuuri õppima või mida, veel jah, et sa võid eksamid teha, aga sisse sa ei saa ja ta ei saa. Nii. See oli nõukogude ajal. Ja, täpselt. Aga ma ei tea, kuidas tänapäeval on. Võib-olla seal on mõni teise luure tüüp istub dekanaadis laua taga. Tegime. Ei, sina küll ei saa. Ei tea. Ei ole kuulnud küll, aga ma ei imestaks. Aga see süsteemsus on jah, nagu midagi, mida tasub nagu tähele panna, sellepärast, et see on asi, mida kuidas öelda, väga palju nagu välja ei paista, et meile üritatakse tekitada sellist juhuslikkuse pilti. See ongi nagu peamine tase. Mingi väike asi juhtus. Meile nagu meedia üritabki tekitada seda pilti, et meil on sellised väiksed pisikesed nagu tõesti mingid ebanormaalsused. See on see, kui moslama liikad pead, see on üksik juhtum. Ja, üksik juhtum. Räägite, need on üksik juhtum. Aga ei, kogu see süsteem on sügavalt mäda. Nii. Ja sest selle sündikaadi nime võib põhimõtteliselt anda teatavas mõttes kogu Eesti juhtkonnale. Kogu Eesti juhtkonnale. Et see ongi see, mida... liberaaldemokraatlik sündikat. Paneb selle liberaaldemokraatias ette, see on kohe selge, mis sündikat see on, kes seda teevad. Kuidas see käib? LD, sündikat, LD on ees. Just. Sündikaat Eesti Vabariik. Ja selge on see, et selle vabariigi tegelikult kasusaajad ei ole nii-öelda need, kes peaksid olema, siis Eesti Vabariigi rahvas või põhiseaduse järgi olema. Ja ei ole isegi need äraandjad või kes nad siis on, eks ole. Põhi kasusaaja selle raamatu järgi on Peipsi taga. Selle raamatu järgi ja tegelikult ka ühe suurema lombi taga, kui neid viimaseid peatükke seal vaadata, et mis me siin hakkame surkima, see asi läheb, meil on nii hea küll. Ei Peipsi taga, aga fakt on ka see, et tegelikult kasusaajad on igal pool struktuurides sees, sellepärast, et nemad ikkagi lõikavad rahulikult kasu. Nemad lõikavad rahapesuprotsendi, aga see raha ise läheb, ütleme siis nagu tiigi tagant nagu lombi taha üldiselt. Et suured rahad on ikka kuskil mujal, aga need väiksed jopskid siin siis, muidugi nad saavad väga palju raha, loomulikult. Aga see ei ole kogu raha. Ei, kahtlemata. Mul on kogu aeg olnud tunne, et seda seltskonda siin ära osta on väga-väga tulus, sellepärast, et inimesed on vähe nõudlikud. Kui tahta nagu ikkagi ütelda kuskil mujal, et vaata, sa pead hakkama oma riiki reetma, sa pead hakkama tegelema sigadusega, sa pead hakkama nagu, ma ei tea, inimesi tapma või midagi tegema, et siis on asi, et okei, hakkame tapma, aga vaadake, te maksate mulle korralikult. Aga siin tundub, et saab nagu väiksema rahaga hakkama siin Eesti Vabariigis. See on üks asi. Peas, et saab maja, auto ja kuskil nagu garaaži juures nagu õlut lõristada, et see on juba nagu täitsa piisav mõnele. Kui Maltas ringi jalutada, siis see on juba tuntud selline rahapesu nagu mainega saareriik. Ma ei tea, kui palju nad seal pesevad täpselt, aga ikka nagu Küpros ja mis siis pannakse nagu sinna porukasse. Et siis kui Maltal vaatad ringi, siis minu meelest need autod, mis seal nende pankade ja advokaadibüroo, seal on igal pool, isegi väikses külas on mingid pangad ja advokaadikontorid ja seal on väga ilusad autod seisavad seal ees. Nõust meie pankades ei seisa nii ilusad autod. Ja need portfellid ja kingad, millega need mehed seal nagu ringi jalutavad seal tänavatel, need on ikka paremad kui meie omadel. Minul on jäänud selline mulje.
et mina ei tea, see on ju kohe väike riik, peaks olema ka odav. Kuidas need autod kallimad on? Et seal on mingi vastuolu. Seda peaks ka uurima, võib-olla keegi ajakirjanik uurib välja, et kuidas nii saab olla. Aga üks tasa, mis siit välja vaatab, on veel ka suur narratiiv on ju see, et eri struktuurid ja nende inimesed suhtlevad allmaailmaga põhimõtteliselt täiesti vabalt. Et see on selline nagu enam-vähem üks seltskond, kes teab ja tunneb teineteist. Erinevus on ainult selles, et ühed veel ei ole kinni ja teised nii-öelda võivad neid hakata menetlema, kui nad tahavad, kui ei taha, ei menetle, võib-olla lähevad ise kinni, vot ei tea, et põhimõtteliselt see on nagu selline nagu vaba suhtlus allmaailma ja eriteenistuste vahel. Kuule, saame täna kokku, et saame ikka. Räägime juttu natukene, mis sul seal on, mis sul siin. Et see on nagu väga, anna mulle infi, antakse, nii, saadki infi. Et väga-väga huvitav asi, et me oleme harjunud sellise maailmapildiga, et meil on nagu kaks eraldi seisvat tasandit niimoodi, et ühed on seaduse valvurid ja õiglased inimesed ja teised on kuskil allmaailmas mingid kurjamid. Tundub, et vähemalt selle raamatu süžee järgi ei ole niimoodi. Selle raamatu süžee järgi on niimoodi, et need kõige suuremad kurjamid on kuskil välisriikide luuretes, siis need keskastme kurjamid on meie struktuurides, igasugustes ja siis need, kes oma kätega neid asju teevad, on vaja ära tappa või raha pangamasinast välja võtta või sellist asju teha, siis selleks on kurjategijad. Sageli ju räägitakse, et narkoäri ei saa teha nüüd niisama. Et see, kes hakkab niisama narkoäri tegema, see pannakse kohe vangi. Aga see, kellel on siis katus, see ajab, eks ole. Et see on ju Ameerika luurete põhjal ju need lennukid, mis on alla kukkunud, mis on mingid valged pulbrid täis, mingid luurelennukid. Et see on ju, see käibki niimoodi. Ma mõtlen ka, sul on struktuur, kus on igasugused inimesed, kes on nagu, teevad igasuguseid asju, oskavad ja ilmselt ka tahavad raha eest teha. Sind ei saa nagu eriti nagu jälgida, see oled isegi see, kes jälgib, eks ole. Sinu asjad on salajased, sind ei tohi nagu nuhkida, sa oled nagu riik riigis. Ja selge see, et mingisugused tüübid saavad selliseid asju nagu luure jube hästi ära kasutada, ma ei tea, mille kõige jaoks. Rikastumiseks ja siis sigaduste tegemiseks, valitsuste kukutamiseks, mis neil kõike propaganda tegemiseks, nagu neil tänapäeval on. Ja need propaganda on siis kas sõja jaoks või süstimise jaoks või mis neil parasjagu käsil on või ma ei tea, tuulikute jaoks näiteks. Et see on, tundub, et ikkagi, selge see võib-olla need luured on ka veel, et ei ole see kõige nagu ülemine tipp, et seal on kindlasti veel keegi, kes neid nagu kasutab, nagu nemad kasutavad kante. Või siis nagu suured luured kasutavad meie väikseid luureid ja niimoodi, et seal on see hierarhia kindlasti, et kuhu see välja viib, mina ei tea, mida nad seal joovad ja söövad ja mis suhted neil lastega on, ei oska öelda täpselt, aga tundub, et need suhted on halvad. Aga mida siis kokkuvõtteks öelda sellest raamatust? Ütleks, et vägagi huvitav tekst, vägagi oluline tekst, ütleme niimoodi, et kahtlemata on äratanud vägagi tõsist diskussiooni Eesti ühiskonnas. Mõned näevad, et siin võib ollagi vägagi suuri sarnasusi sellega, mis Eestis tegelikult on juhtunud ja mis juhtub ka praegu. Nii et loodame, et tuleb ka teine osa. Loodame, et tuleb teine osa ja ütleme, et puht nagu välisel vaatlusel, raamatuid on ju palju ja autorid on palju, siis näiteks kirjastusena selline asi, mis on üldiselt teada. Kirjastus Eesti raamat on ju väärikas kirjastus, raamat on hästi toimetatud, ta on ladusalt loetav, ta ei ole nagu selline puukeeles või tead, lause algab siit ja lõpeb sealt mingid vigu ja asju täis. Muuseas, ütleks väikse stilistilise tähelepanekuna seda, et mulle tundub, et selle raamatu algne stilistiline tõuge oli kõvasti nagu parem, võeti aega. See alguse kirjeldused siin õpetaja ja tema mentori vahel on tegelikult vägagi, ma ütleks kirjanduslikult nauditavad. Algus on detailsem, aga lõpuks läheb kuidagi nagu plahvatab liiga palju on tegevust ja seda ei ole suudetud lahti kirjutada. Et see selles mõttes ta on ebaühtlane. Ta läheb nagu raporteerivaks nagu lõpus. Nagu konspekt kohati, aga
Nojah, aga muidu oleks jälle vaja võib-olla 5 romaani kirjutada, kui samamoodi lahti kirjutada. Aga ütleme, et loodame, et teine tuleb parem, et autor õpib. Ilmselgelt on intelligentne inimene. Et ei ole see kirjutamine nii keeruline midagi. Väliseest, et nagu kõik kirjutasid raamatu ja kõlbas lugeda küll ja veel. Et küll kõlbab see ka. Et mina soovitan kindlasti lugeda just sellistele nagu halbadele lehelugejatele, nagu mina olen, ja kedaga kõik see korruptsioon nagu nii väga nagu ei ole huvitanud, et lihtsalt see tundub nii ilmselge, et see ongi halvasti ja see on lootusetu, aga see veenab, et tõesti, et kui sa oled nagu lihtsalt üksikute detailide järgi endal selle üldistuse teinud, et see tegelikult tõesti jah, et seda raamatut saab panna kokku tõesti sündinud asjadega ajakirjanduse põhjal ja see pilt on ikka hirmus. Et tegelikult seda hirmsat pilti võiks vaadata, et siis me teame, kus me elame ja kuidas meil asjad käivad ja võib-olla siis, ma ei tea, võib-olla demokraatide parteid ei valiks nii palju või muid selliseid. Ma ei tea, seal on palju, ega siin väga palju valida ei ole. No igal juhul selle raamatuga on midagi tahetud öelda. Selle raamatuga on tahetud mingisugune sõnum edasi anda. Et see ei ole lihtsalt politsei põnevik. See ei ole lihtsalt see meelelahutus, et sa tuled ja võtad selle kätte ja keegi kaitsepolitsei endine ametnik on põhimõtteliselt selle lihtsalt puhtalt nagu oma enda fantaasiast kokku pannud. Et selleks on siin liiga palju tõsiseid seoseid reaalse eluga, et siin on tahetud nüüd midagi öelda, siin on tahetud mingisugune narratiiv edasi öelda, mida siin on tahetud öelda, me oleme seda nüüd selgitanud siin oma poolt, tund aega juba, aga ma arvan, et me ei ole, kõike, mis siin on, ei ole loomulikult lahti rääkinud veel, et siin on veel väga palju muud. Nii et kellel isu on, siis ostke Roland Tamm, Sündikaat, politsei põnevik, hästi varustatud ETK-vellides ilusti müügil. Eks me oleme tegelikult palju ära rääkinud, aga samas seda ikkagi on hea lugeda, et see meil on palju jäänud siin vahel ja ta moodustab ikkagi sellise sidusa pildi, mida niimoodi nagu minu mälu nagu ei võta nii palju kinni ka, et saaks seda kõik nüüd punktilt nagu edasi anda, et selle töö teeb ikkagi raamat ise ära. Nii on. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast!